Kohe on algamas Euroopa meistrivõistluste monotüüp 15 klassi auhindamine. Eestil läks meeskondlikus arvestuses väga hästi, sai esimese koha ja üldkokkuvõttes oli Eesti tiim Juhan Kolk 4. Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akkermann, et kuidas te võistlustega rahule jäite? Jäime väga rahule, et meil väga vedas ilmaoludega. Et kui mujal Eestis sadas lund ja oli krõbe külm, siis meil olid päiksepaistised päevad ja lume asemel tuli vihma. Aga see ei seganud ja ma arvan, et võistlejatel väga meeldis korraldus ja regati käik. Mis teie jaoks see jääpurjetamise võlu on? Et mis monotüüpklassi ja jääpurjetamise kõige ägedamad asjad on? No monotüüp ise on sellepärast äge, et ta on ju Eestis konstrueeritud, et see on Eestis välja mõeldud jääpurjeka klass, et selles mõttes on meil au võõrustada Euroopa jääpurjetajaid ja hoiame seda monotüübi sõitjate nagu au kõrgel ka oma Eesti sportlastega. Aga jääpurjetamine iseenesest on ju kiirus, et siin on palju suvepurjetajaid, suvepurjetamine on aeglasem, aga jää peal kõik naudivad seda kiirust. Ja mis korraldaja poolt või juhtimise poolt kõige raskem on Euroopa meistrivõistlusi võõrustades? No meil on hea praktika, et me oleme teinud EM, MM juunioritele, TN-idele. Kahjuks oligi probleem eelmine aasta, et me pidime korraldama Eestis TN-i maailmameistrivõistlused ja kõige raskem ongi leida jääolud, ilmaolud, et need klapiks just sellel nädalavahetusel või nädalal, kui on planeeritud võistlused. Ja eelmine aasta tuligi meil võistlus ära viia poole. Ja mis nende selle EM-i juures teie jaoks kõige eredam hetk on? Neid hetki oli iga päev, et just need muutuvad ilmaolud. Et ma arvan, et võistlejad jäid selle poolest nagu rahule, et said sõitma erineva jääga, erineva tuulega ja see ongi põnev, kui olud muutuvad. Aitäh!